Tervist! Mina olen Maris, Human Designi mentor ja praktik. Ja kui me juba oleme tuttavad ja sa mind Instagramis oled jälginud, siis pühapäeval korraldasin ma sellist veebiüritust, veebiseminari Sinu elu eesmärk. Ja ma juba mainisin põgusalt, et seoses sellega on mul teile väike üllatus teile kõigile, mitte ainult osalejatele. Sellepärast, et juhtus parim asi, mis võis üldse juhtuda. Osalejaid oli kokku 0. Ehk siis mitte keegi ei tulnud, mitte keegi ei registreerunud. Ja kindlasti nüüd tekib sul küsimus, et mis mõttes see nagu hea asi on, et sa korraldad ürituse ja kedagi ei tule, et see on ju nagu nukker. Aga ei, ma ise sain hoopis aru, et see oligi täpselt selline õppetund, mida mulle oli vajagi. Ja ma usun, et see on ka kõigile teile kasulik, sellepärast, et kuna kedagi ei tulnud, siis ma tundsin, et see on ikkagi väga tähtis ja mulle endale südamelähedane teema ja seda peaks kõigiga jagama. Et mõelge nüüd, kui oleks tulnud sinna üritusele paar inimest, see oleks jäänud sinna kinnisesse ringi, see info ja sinna see oleks jäänudki, aga nüüd see tulemus siis andis mulle ajendi jagada seda kõigile soovijatele, kes satuvad seda videot vaatama. Ehk siis siin on see sama teema, mis ma oleksin seal veebikohtumisel rääkinud, sinu isikliku elutee eesmärk. Kui sa seda videot vaatad 11. novembril, teisipäeval, siis see on ka väga hea aeg, et üldse sellistest teemadest mõelda ja arutada, sest et 11. november on väga eriline energia sel aastal, kuna numeroloogiliselt ja ingli numbrite võtmes kannab number 11 sellist vaimse ärkamise ja arengu ja avardumise energiat. Ja kuna see on 11.11 ehk siis november ka 11, siis see veel võimendub. Et see on väga hea päev siis seda energiat soosivalt ära kasutada, et nimetatakse portaaliks, et see on selline soosiv energia, et siis kas lasta maha mingi vanad asjad, jätta maha, astuda uude ellu, lihtsalt soovida midagi, et ka väga suur võimalus, et soovid lähevad täide, kui neid tõesti südamega ja puhtast kohast paluda. Et vaatame, mis see päev siis toob. Ja, aga teema siis sinu isikliku elutee eesmärk, ehk siis sinu elu mõte. Oled sa kunagi mõelnud, et sinu elus mõni teine inimene annaks ükskõik mida, et olla sinu kingades, et elada sinu elu. Ja võib-olla seda sinu elu, millega sa ise võib-olla iga päev ei ole rahul. Võib-olla sa ise mõtled vahepeal, et asjad ei ole just kõige paremini. Aga mõne teise inimese jaoks oleks see ideaalne situatsioon, kus elada ja elu nautida. No kas või näiteks, miks mul üldse see mõte tekkis, ma rääkisin ühe kolleegiga, et minu olukord, mina olen siis kodus lastega ja ütleme perenaine. Et mul ei ole ühtegi sellist täis tööaega, nii-öelda traditsioonilises mõttes palgatööd. Et see, mis ma töö mõttes teen, on see, mida te näete siin Human Designi ja enesearengu valdkonnas. Et kogu mu ülejäänud töö on siis peresse ja kodu hoolitsemisse panustamine. Ja samal ajal siis pere rahaasjade eest hoolitseb minu elukaaslane. Et kui minule selline olukord nagu vahepeal on tundunud, et see on nagu limiteeriv või kuidagi, et ma ei saa nagu piisavalt iseseisev olla,
ja et ikka nagu tahaks ise raha teenida ja kõik sellised mõttemustrid tulevad välja, mille kallal nagu, mis annaks siis võimalust ennast vaadelda. Siis temale, sellele teisele inimesele, tema ütles, et issand, see oleks minule suurepärane nagu võimalus elada minu unelmate elu, et ma ei pea ise rahaasjade pärast muretsema, et ma saaks teha ükskõik mida. Ja samal ajal, kui tema võib-olla on siis nagu vabam inimene, et tal ei ole pere, saab rohkem aega pühendada just nagu oma tööasjadesse, aga ta peab ise oma rahaasjadest hoolitsema. Et tal ei ole nagu seda kindlust või tuge otseselt. Ja et kui me nagu omavahel elud ära vahetaks, et võib-olla siis nagu olekski kõik korras ju. Aga tegelikult ei ole. Sellepärast, et igal ühel meist on siin mingid konkreetsed ülesanded antud, konkreetsed eesmärgid, mida siin elus õppida. Et meie eesmärk kindlasti ei ole lihtsalt üles ärgata ja 9-5 tööd teha ja maksta arveid. Et kui mina elaksin seda teise inimese elu ja tema elaks minu elu, sest me kumbki ei puutuks kokku selliste kogemustega, mis aitaks meid lähemale oma elu eesmärgile, oma elu mõtte avastamisele. Ehk siis isegi, kui sulle tundub vahel, et sinu elu ei ole nagu kõige helgem või ei ole päris see, mida sa tahaksid, siis elu ongi selline põnev. Aga mis see elu eesmärk siis oleks? Et kuna ma pakkusin välja sellel üritusel vaadata siis elu eesmärki hoopis nagu teisest küljest. Et kui tavaliselt me räägime sellest, et kellel on siis eesmärk midagi saavutada või midagi korda saata elu jooksul, endast märk maha jätta. Võib-olla mõni tahab saada kuulsaks või teenida mingi konkreetse summa raha või saada mingi tiitli või mingi ameti. Et kui nüüd selle peale mõelda, siis tegelikult see ju kõik on kaduv. Et nii argine asi, et mis see tolmupühkimise eesmärk siiski on, et tolmi tuleb tagasi ja mida ma teda pühin ja lõpuks nagu kaob mõte üldse ära. Või et pesen nõusid, aga jälle on kraanikaus täis või nõudepesumasin uut ringi töötamas, et nagu, mis see mõte siis on? Või kogud kokku varanduse, saad kõik oma uhked tiitlid kätte ja unelmate kodu, aga hauda kaasa ju neid sa ei vii. Et mis siis edasi saab? Et kui vaadata seda elu eesmärki ja elu mõtet hoopis uuelt tasandilt. Et kui hakata mõtlema, et võib-olla elu eesmärk ei olegi midagi käega katsutavat või mingit sellist konkreetset asja, mida sa tahad saada või teha. Et kui see ei olegi nagu mingi tegemine, vaid et see on sinu sisemine seisund. Sinu elu mõte on kulgeda, kogeda, olla mingis teatud olekus. Ja see olek võib kindlasti igaühe jaoks erinev olla, aga kõige universaalsemad siis võiksid olla, et ükskõik mida sa teed, mis olukorras oled, kuidas sa töötad, suhtled, lood, et mis tundega. Et kas ma olen nüüd siin kohalolu tundes, et see nagu tegemise kvaliteet, et mitte see kvantiteet või selline materiaalne pool, vaid see energeetiline kvaliteet, et kas ma kehastan kohalolu, kas ma kehastan igas oma liigutuses ja tegevuses armastust, kas ma olen hooliv, kas ma liigun emotsionaalses tasakaalus, teadlikkuses. Võib-olla minu elu eesmärk on see, et olen tulnud siia õppima külluse tunnet avastama,
et tulla välja sellest mittepiisavusest, sellisest mõttelaadiste tundmistest, vaid tunda, et elu on ilus ja kõik on külluslikult ja kõigile piisab. Et see oli minu mõte, juhtmõte siis sellele kohtumisele, mida ma korraldasin. Ja kui nüüd human designi võtmes rääkida, siis ma pakkusin seal välja, et seda saab vaadata kuu väravate järgi human designi kaardis. Ma jagan selle teema nüüd mitme video peale ära, et me ei tee ühte pikka videot, mis ma oleksin seal veebikohtumisel rääkinud. Aga kõige lihtsamalt alustades näiteks, mis see tunne võiks olla, mis on sinu elu mõte, millise tundega kulgeda läbi elu. See on igal energiatüübil näiteks erinev. Et kui human designis on minu tunne või selline ise tunne ja siis mitte mina tunne, millega iga energiatüüp saab hinnata, kas ta on siis endaga kooskõlas või hakkab kõrvale kalduma. Näiteks generaatoritel ja manifesteerivatel generaatoritel on see õige tunne siis, et sa oled iseendaga kooskõlas ja et sa oled oma hingeteed mööda käimas, on rahulolu. Rahulolu ja nauding. Ja ma ei tea, inglise keeles mul tuleks nagu ka veel ette selline fulfillment, nagu et sa saad täita oma seda ennast teostada. Siis projektoritel on see iseenda tunne on edutunne. Kui sa tunned ennast edukalt, sest et sa oled aidanud teisi inimesi ja et nemad on ka edukad. Kui sinu nõuanded on aidanud kellelgi teisel edukad olla, see annab sulle edutunde. Ehk siis projektorite elu mõte või see elu eesmärk. Üks tõlgendus võib olla see, et liikuda läbi elu edutundes. Teha neid asju, mis panevad sind edukalt tundma. Võib-olla nii palju mitte keskendumagi sellele asjale, mida sa teed, aga et nagu seda tunnet otsida ja hoida endas, kehastada. Siis manifestorid. Minu tunne on rahutunne. Rahutunne, kui nad saavad vabalt liikuda, vabalt teha seda, mis nad tahavad, keegi neid ei takista, piisavalt ressursse. Et käia siis läbi elu rahutundes. Ja reflektorid, keda meil on siin kõige vähem inimkonnas, ainult 1%, väga haruldane ja väga eriline energiatüüp. Nende mina tunne on üllatus. Et kui sa liigud läbi elu ja elu aina üllatab, toob nagu üllatavaid momente, et see pakub reflektorile hästi head tunnet. Võt. Et nendest kuu väravatest ma räägin siis teises videos, sest see on natuke spetsiifilisem. See oli lihtsalt sissejuhatus siis sellele mõttele, et mis mina pean silmas siin võtmes elu eesmärki. Ja see on nagu selline mõte, mis läheb rohkem hinge tasandile. Et kui me teame, et me oleme siin maamuna peal ja meil on oma keha, aga igal kehal on hing. Ja see hing ei ole nii vana, kui mina sündisin 11. jaanuar 88, vaid see hing on palju vanem kui minu praegune keha. Ja see hing on elanud mitmeid elusid enne seda praegust elu. Ja seda elu eesmärki või seda elu mõtet, kui võtta, et see on nagu hinge mõte, siis tegelikult see hing nagu liigub selle oma eesmärgi poole läbi kõikide nende elude, mida ta on elanud. Et see, mida sa nagu siin täna praeguses elus õpid ja koged, see on ainult väike tilk ookeanis. Et kõik asjad, mis sa siin täna teed, võib-olla nagu sa ei teagi täpselt kõike põhjuseid või et milleks see hea on. Et kui näiteks eelmistes eludes on mingid situatsioonid olnud,
mis on jäänud lahendamata, siis selles praeguses elus sul on, elu annab selliseid kogemusi ja olukordi, kus sa pead lahendama siis neid lahendamata asju. Et need võivad olla mingid suhted või pereasjad või enda mingi selline iseenda tasakaalu õppimine. Võt. Ja siis see nagu läheb edasi järgmistesse eludesse. Et kui kellelegi ütleb selline sõna nagu karma, et karma üldiselt öeldakse kohe, et see on nagu mingi halb asi, et mingi paha karma. Et mulle juhtuvad halvad asjad, sest et mul on paha karma. Et tegelikult see ei ole paha. Karma on lihtsalt nagu energia tasakaalustus seadus, et kui sa kas siin praeguses elus või kuskil eelmises elus oled midagi teinud, sellega sa oled nagu iga inimene siis on pannud käima mingi ahelreaktsiooni, et kui sa kuskil midagi mõjutad, siis teises kohas nagu ka asjad liiguvad, et kui sa eelmises elus võib-olla kellegagi halvasti käitusid, siis selles elus käitutakse sinuga halvasti ja sina õpid nagu enda pealt seda teist vaatenurka. Aga et selline mõtisklus siis siia 11. novembrisse. Järgmine kord ma räägin sellest, kuidas siis human designi võtmes ja üldiselt vabaneda mõttemustritest ja piirangutest. Et human designis on selline asi nagu conditioning inglise keeles ehk siis mõjutus, et selles ühiskonnas, selles kultuuris, selles maailmas, kui me siia sünnime, siis tahes tahtmata meid mõjutavad kõik ümbritsev, et kui palju me saame tegelikult välja elada seda oma puhast hinge olemust ja kuidas siis nendest mõjutustest ehk conditioning, kuidas sellest vabaneda, deconditioning, et kuidas need kihid maha koorida ja tulla siis oma tõelise väe juurde. Ma loodan, et see oli põnev kuulamine ja jääme järgmise korrani.